ma paluksin alustuseks siia, olge head aplausisaatel, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna asejuhataja Kalle Toom. Ma palun. Ja mitte siis täna ainult Olustvere teenindus- ja majanduskooli direktorina, vaid ka koolide esindajana ma paluksin siia Arnold Pastak. Ma palun. Oho, tundaks nagu läheks lahinguks. Teie paremas nurgas. Härrased, kas võtaksime istet? Proovime. Ma annaksin teile ka, kui sobib, ma tuleksin ise keskele. Väikene tennisilahing, tulen võrguks vahele. Alustuseks koolide seisukohalt. Kas kõik on hästi? Kui nii nagu elus alati, et millega me võrdleme ja mida me võrdleme, et kui sa nii küsid, et me istume siin, sõbrad, head tuttavad on koos, kena vastuvõtt, siis on ju hästi, kui me võrdleme teiste kohtadega, aga elus on ju alati nii, et midagi on alati paremaks teha. Ja eks täna tegelikult räägitakse ju siin sellest, et kuidas oleks võimalik seda praktilist õpet paremaks teha. Ehk siis nii nagu jutt oli, et 50% sellest õppekavast peaks olema praktiline töö ja see, kuidas seda teostatakse, sellest sõltub siis hästi palju see õpilaste vilumused, kogemused ja oskused, mida siis pärast nende käest töökohtadel tahetakse. Võib-olla paar probleemi, et väga pikaks diskussiooniks ei läheks, aga ma arvan, et inimesed siin ju kõik teavad neid probleeme, et nendest on ju ka palju räägitud, et ega siis need ei ole päris uued asjad, aga mõned momendid, et käis ka siin läbi, et ettevõtted on väga erinevad. Ettevõtted on väga erinevad ja pole ideaalsed ettevõtted, kus õpilane saab täispaketi. Sellepärast on ka õpilastel õppekavas tegelikult ju erinevaid kohti, et õpilased saavad vähemalt 2 erinevas kohas käia, kui õppekava seda võimaldab. Ehk siis nad saavad näha neid erinevaid asju ja lõpuni valmis me ju tegelikult seda noort inimest, eriti kes tuleb peale põhikooli niisuguseks valmis detailiks, mis sobib iga ettevõtja mootorisse, ju ei teegi tegelikult, et sellest on jutt olnud, et see on tegelikult toorik ja nüüd see ettevõte peab jätkama selle õpilase koha peal koolitamisega. Aga et mulle tundub, et tänapäeval on ka natuke see, et kuna ökonoomsuse tagaajamine on väga suur, et siis kõik need ettevõtted on hööveldatud nii õhukeseks, ehk seal ei ole enam inimesi, kellel oleks aega nagu põhjalikult järjepidevalt ja aastast aastasse tegeleda praktikantide vastuvõttu, nende ka vestlemisel ja nii edasi. Ehk siis see puudus ilmselt ettevõtetes on. Ehk oleks koolis poolt vaadatuna väga mõistlik, kui oleksid konkreetsed praktikaettevõtted, kus on siis juba nii-öelda kogenud praktikajuhendajad, kes siis on need, kes siis korraldavad selle õpilase praktikat seal ettevõttes. Ehk siis see on nagu esimene moment. Teine moment on see sama teema, et natukene võiks ju võib-olla neid praktikajuhendajaid tasustada koha peal. Ja kuigi siin öeldi, et kui õpilane juba suudab selle töö ära teha, mis juhendajal tegemata jääb, et on hästi, aga alati see ei õnnestu. Ehk siis tegelikult võib-olla oleks ka ettevõtetele niisugune väike preemia ja tegelikult põllumajanduse erialal on priialt võimalik taodelda toetust praktika juhendamise eest, ehk siis kui kool saaks anda väikese praktika juhendamise raha, mida tänane pearaha muidugi ei võimalda. Ja kolmandaks muidugi ka see, et see pearaha on selline, nagu ta on, koolipoolne juhendamine võiks olla tihedam. Me teame kõik kooli inimesed, et kui palju õpetajatel suvevaheajad ja nii edasi, kui palju nad jõuavad ettevõtetesse käima, vaatama neid ja juhendama siis nii-öelda kooli poolt ja kontrollima, kas see koostöö toimib. Tihti me teeme seda telefoniga, meiliga, mis on tänapäeval küll võimalik, aga silmside ja kohtumine oleksid kindlasti olulised. Nii et ma arvan, et see on nüüd see koht, mida koolid saavad enda poolt rohkem teha ja panustada sellele, et kool tagaks sellise praktika juhendamise kogu perioodi jooksul. Ja mis on Eesti mure veel, on tegelikult ju see, et meie ettevõtted on väga ebaühtlased. Mul on siiralt hea meel, et meil on tänasel päeval väga tublid ettevõtted, et me ei pea saatma enam ainult välismaale praktikat saama. Et on väga tugeval tasemel olevad ettevõtteid ja kui 20-25 aastat tagasi oli välismaale pääsemine niisugune ime, siis täna on Eestis olemas ettevõtted, mis on võib-olla juba tugevamad oma valdkonnas. Eks see on tegelikult väga, väga suur pluss ja võimalus saada praktikat ja korralikku praktikat siin Eestis. Nii et minu meelest väga hullu midagi ei ole, kuidas me ise oma asju teeme, korraldame ja kui püsivad ja järjepidevad me oleme. Et see on nagu meie teha ja võib-olla kui nüüd mõni ütleb jälle jah, et vanasti olid õpilased püsivamad, noored on ikka noored olnud. 30 aastat tagasi, 60 aastat tagasi, see on ealine lugu, neil on palju tähtsamaid asju kui meie nende ettevalmistus eluks.
aga et need isikuomadused on ka tihtipeale need, mis takistavad sellist korralikku praktika korraldamist. Ja ütlevad ju tööandjad, et meie kõige suurem mure, et nad tunneksid kella ja tuleksid õigel ajal tööle ja läheksid ära siis, kui minnakse ja midagi kaasa ei võtaks ja midagi vussi keeraks. Samas tuleb tegelikult sellega ju ikkagi arvestada, et need on ju need noored inimesed, nad on erinevad, nii nagu kogu ühiskondki ja alati ei ole kõige paremad ja kõige initsiatiivikamad. Nii et sellist niukest üksteise mõistmist ja arusaamist, kellega tegu, milleks tegu. Ja see, et kui me kardame, et me valmistame nagu konkurente ette, et mina valmistan ta hästi ette, ta läheb teise ettevõttesse, siis tegelikult see kõik on üks tööturg, ehk siis sektor, isegi kui me võtame ühe mingi sektori, siis tegelikult need inimesed, keda me selle sektori jääks ette valmistama, annavad võimaluse ka selle sektori laieneda, nii et me ei peaks olema nagu kadedad, et vaat kui ta nüüd meile tööle ei tule ja ettevõtte võimalus on näha, et ahah, sellele poisile või tüdrukule tuleks silm peale panna, et kasutada seda praktikanti ära, kui endale tulevast tööjõudu värvata. Aga läksin jälle pikaks, vabandust, aitäh. Aitäh sissejuhatava jutu eest. Kalle, küsiks siin kohal lähtuvalt siin jutust, et olen kuulnud siseinfona, et no see on ikka nii, kui on kaks erinevad institutsioonid, siis erinevad maailmanägemused ja saadakse kohustustest ja õigustest erinevalt aru. Koolid arvavad, et see oleks nagu selline riigi pärusmaa, riik arvab, et see oleks nagu kooli pärusmaa ja seda halli ala nagu tekib. Siin küsimus näiteks härra Pastaku jutust, et kas riik peaks, kas see on üldse Haridus- ja Teadusministeeriumi rida või on see hoopis juba mõne muu ministeeriumi, majandusministeeriumi rida, kas nemad peaksid kuidagi motiveerima tööandjaid, et võtke neid praktikante, ehk siis kui me räägime siin just juhendajate tasustamisest, kas see oleks asi, mida peaks mõtlema riiklikul tasandil või see pigem peaks ikkagi jääma erasektorile? Nii üksikut asja nagu praktika juhendajate tasustamine ei ole riigi tasandil tõesti mõtet arutada. Ja mitte sellepärast, et praktika poleks oluline, vaid sellepärast, et kutsehariduses riigi tasandil arutamiseks on palju olulisemaid probleeme, et kõige olulisem oleks eelkõige see, et kutsehariduse teemat arutataks riigi tasandil. Ja siis ka vastavalt kutsehariduse rollile ühiskonnas siis riigi tasandilt omistatakse kutseharidusele see staatus ja kõik sellega kaasas käib. Aga nüüd konkreetselt praktika juurde tagasi minnes, siis üks probleem, Arnold rääkis ka sellest, et ettevõtted on nii õhukeseks lihvitud, et seal ei ole enam seda ressurssi, mida rakendada siis uue tööjõu ettevalmistamiseks. Ja mõneti on see Eesti riigis täiesti mõistetav, et meie ettevõtted on noored. Andres enne mainis, et töö tootlikkus on suhteliselt madal, et seda rasvakihti ei saagi seal väga palju olla. Et see on kindlasti üks aspekt, miks meil kogu selle praktilise õppega ettevõtetes asutustes probleeme on. Aga Arnold ütles ka väga kenasti, et meil on tohutult häid näiteid selle kohta, kus hoolimata sellest õhukesest või millestki muust ettevõtted siiski väga tublisti praktikantidega tegelevad. Idee poolest, kui ettevõtte äriplaanis on sees ka selline aspekt nagu jätkusuutlikkus, siis ju tulevase tööjõu ettevalmistamisest ei saa ennast ju ära peita. Sellega peab tegelema. See peab olema osa äriplaanist. Aga paratamatult siin on vahe sees, et Šveitsi ettevõtted, kes on saanud seal võib-olla paarist aastat seda rasvakihti kasvatada ja traditsioone, ja siis Eesti ettevõtted, kes on 1–25 aastat vanad. Kuidas te näete, lühidalt öeldes, lähme täiesti juurte juurde. Arnold, mis on teie arvates kutsehariduse kooli 3 peamist funktsiooni kutsehariduse maastikul? Kõige lihtsamalt öeldes, mis on teie arvates koolide kõige põhilisemad funktsioonid
praktikaga seoses. Mis on kooli kohustused? Noh, need samad vanad head küsimused, et kellele ja keda ja kuidas. Ehk siis, et kelle jaoks me tegelikult eksisteerime, kelle jaoks me seda tööjõudu ette valmistame, kuidas me seda teeme ja kes need inimesed peaksid olema. Ehk siis ega ükski kool ei ole ju kool iseenesest, et institutsiooni on vaja ja tore pidada, et on meil mõned on Olustere peale kadedad, meil on tore mõis, et me nagu tahaksime seda mõisat pidada. Tegelikult me tahame ka õpilasi õpetada. Ja ma arvan, et selles kooli praktika ja ettevõtte praktikaga on ka nii, et põhikooli lõpetanud, et täiskasvanud on natuke erijuhtum loomulikult. Ja isegi keskkooli lõpetanutega on ju see, et nendega on ikkagi enamus on nagu õppetööd ja kasvatustööd või õppetööd ja sisulist tööd, aga põhikooli järgsetel on 6-70% niisugust kasvatustööd. Ehk siis see õppeprotsess ei ole mitte ainult konkreetse mutrikese ettevalmistamine, vaid tegelikult ka nagu inimese ettevalmistamine. Ja siin on nüüd üks mure, mida ma tahaksin küll haridusministeeriumile nüüd öelda, et on tulnud see soov, et teeme kõik õppekavad hästi lühikeseks. Kutse keskharidus 3 aastaga, keskharidus, erialaharidus, 50% praktikat ja kõike veel ja siis tahaksime veel, et oleks maru kihvt ja oskaks esineda ja saaks 200 inimese ees hakkama. Me kõike tahame seda saada, sest kõik ei ole võimalik. Ja siin on osad erialad näiteks niisugused, kus on tegelikult vaja hädapärast, et see õppekava oleks vähemalt 3,5 aastat, kus tekib peale 3. kursust niisuguse pikema ettevõtte praktika võimalus. Ehk siis mitte ei saa lüüa ühe lauaga kõik, et meil on lihtsalt püstitatud eesmärk. Meil peavad olema lühikesed õppekavad. Et aeg-ajalt ikka meil käib niisuguse soov ja tahtmisi, et vaatame ikka näkku, et kui see on põhikooli järgne õppekava, siis see 3,5 aastat ei ole pikk selle jaoks, et valmistada seda inimest ette. Nii et kui nüüd nende juurde tulla, siis tegelikult sama asi, et kellele, mida ja kuidas me teeme, et koolid ei ole eraldi, eks, et me teeme, ma näen, et tööandjate esindajad istuvad siin toiduainete tööstuste esindajad, et nemad tahavad ju tegelikult neid inimesi, et keda nad saavad oma tööl kasutada. Ja see praktiline ettevalmistus peab koosnema sellest 2 osast, et see elementaarne asi tehakse kooli juures ära, mis eeldab, et koolidel on olemas mingisugune algne baas, mis ei saa olla alati tipptehnoloogia tase, aga ta peab olema korralikul kaasaegsel tasemel. Ja tänasel päeval tänu siis meie Euroopa rahastusele on ka tegelikult koolide baasid, et nad saavad oma esialgse praktika seal teha. Aga et õppekavasid me võiksime vaadata, et me ei pane kõiki ühe lauaga ja ei lõika otsast ära. Vaatame, mida Kalle selle peale vastab. Kalle, nüüd oleks nagu nurka surutud. No. Mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi ja just kutseharidusvaldkonna juures, mis on teie arvates need 3 põhifunktsiooni, mida peab riik reguleerima? Et siin selle nurka surumise ja selle intriigi tekitamise soovist ma saan täiesti aru. Aga see ei õnnestu, sest ma olen Arnoldiga täiesti ühte meelt ja ma lisaksin sinna lihtsalt paar aspekti juurde. Võib-olla siis mitte niivõrd kooli kuivõrd riigi tasandilt, et loomulikult inimeseks kasvatamine, et kui me vaatame kas või seda, et milleks haridussüsteem riikides olemas on, siis haridussüsteem on olemas selleks, et seda riiki taastoota. Ja milleks on ettevõtetel tarvis inimesi, et nendel ei ole tarvis lihtsalt tööjõudu. Nendel on tarvis ju inimesi, kes loovad seda väärtust, mis siis ettevõtetes looduna pärast riigi poolt ühel, teisel või 3. moel koorituna aitab seda sama riiki ju pidada. Et selles mõttes koolil on hästi-hästi suur ja oluline roll kogu selle riigi püsimises. Ja minu meelest kutseõppeasutusel on siin eriliselt suur roll just selle poole pealt, et see ei ole lihtsalt teadmiste ja oskuste andmine. Ja kutsekool on selles osas tunduvalt paremas seisus kui näiteks gümnaasium, et gümnaasiumis oskustega tegeletakse ikka märkimisväärselt vähe. Lisaks sellel on just see sama inimeseks kasvamise pool ja praktiline töö on selle juures üks kõige paremaid meetodid, et kuidas seda teha ja saavutada. Siinkohal küsimus, kas äkki siis peaks ka mõtlema gümnaasiumi ja põhikooli, ma ei ütle nüüd mingisugusele pea peale tõstmisele, aga natukene liikuma sinna praktilise poole peale ka natukene samm-sammult, selles mõttes sellised väiksed muudatused, et see mingil määral valmistaks ka ette kutsehariduse jaoks noori, kas see oleks riiklikul tasandil mõeldav? No
kindlasti see on mõeldav. Et see on ju täiesti siuke, noh, ütleme, et väga loogiline asi, et 21. sajandile jõudnuna juba teise kümnendi keskpaika, siis kui vaatame seda 3 kategooriat, millega kool valdavalt tegeleb, need on teadmised, oskused ja siis hoiakud selle taga väärtused. Teadmised on see, mis devalveerub kõige kiiremini. Täna õpitud, homme kasutatav, ülehomme aegunud. Oskustega on natukene paremini, et need kestavad veidikene kauem. Ja väärtused, hoiakud, need on sellised asjad, mis, ma ei oska öelda. Elu lõpuni need ühesugusena võib-olla ei kesta, sest vanad indiaanlased rääkisid ka, et madu kes nahka ja et see sureb. Et aeg-ajalt tuleb oma väärtushinnanguid ümber hinnata, aga see annab ikkagi selleks inimeseks olemiseks, tööinimeseks olemiseks, sellest, mida Arnold rääkis, et tuleb tööl õigel ajal, teeb töö ajal tööd, läheb töölt ära õigel ajal ja käed taskus. Et kõik see on ju tegelikult väärtuste küsimus. Ma usun, et härrasmeestega võiksin juttu rääkida väga kaua. Mul on teile, kallis auditoorium, väga lihtne üleskutse, et kui meil on täna lõunapaus ja kohvipaus, siis arutlege nende asjade üle. Et siis, nii nagu öelda, et tekitage diskussioon, et sellised väga lihtsad asjad, see ei pea alati olema nii, et info tuleb ühelt poolt, lava poolt, vaid tegelikult kõik sellised asjad algavad ikkagi väga väikeste gruppide diskussioonidest ja meil on ka hiljem täna päeva teises osas ka töötoad. Aga Arnoldil on väikene... Et kuna siin juht kogu aeg proovib intriigi välja kiskuda, et siis ma ikka paar asja ütleks veel enne ka. Et kuidas muidu, et ma midagi ei intrigeeri. Aga et Andres tõi siin näite, et kui palju on meil tegelikult noorte inimeste tööpuudus, et see on ju... Ja kohe me kuuleme Šveitsi kogemust, ehk siis tegelikult on nendel ju see, et nende põhikooli lõpetanud valdavalt jätkavad ametikoolides või ametikoolilaadsetes koolides. Et kas see on siis rakenduskõrgharidus või ametikool, siis Eesti ühiskonna hoiak on olnud vastupidi. Et me peame kõik kindlasti läbi gümnaasiumi, siis me peaksime veel kindlasti saama kõrgkooli ja siis jõuame ringiga tagasi sinna kutsehariduse juurde, aga mis me siis nüüd ikkagi tegema hakkame? Ma arvan seda, et ei ole mõistlik, praegu gümnaasiumireform käib, ehk ei ole mõistlik hakata siis jälle ütlema, et gümnaasiumisse tulevad need, kuidas nõukogudel oli, üks päev nädalas oli seda kutseõpet neile, et seda ei ole vaja hakata nüüd ringi tegema, et las need gümnaasiumid jäävad ikkagi niisuguse akadeemilise hariduse andmiseks, lihtsalt me peame vaatama üle need õppekohad ja need suhted, et kui palju peaks olema siis kutsekoolis, kui palju peaks olema gümnaasiumis ja kui palju peaks olema kõrgkoolis, et ma ikka alati toon selle näite, et me unustame ära, et nõukogude ajal oli 25 000 üliõpilast, nüüd oli meil 68 000 üliõpilast, 200 000 inimest tegelikult vähem, ehk me tegelikult loome ise mingisuguseid valesid kuvandeid ja ei õpeta neid asju, mida tegelikult peaks õpetama. Et see on nagu kindlasti üks põhjus ka selleks, et miks on noorte hulgas töötus nii suur, et neil ei ole seda töökogemust. Ja üks moment on veel, ma tean, et siin eelmine või üle-eelmine nädal tõmmati üles käima jälle äripäeva eestvõtmisel mingi arutelu, et kas koolid peaksid osutama mingit teenust ja kas nad ei paku erasektorile räpast konkurentsi. Ehk siis nagu Euroopa rahadega valmis tehtud vahenditega. Siis ma tahaksin nagu ka kõiki kutsuda üles jälle siin nagu mõistlikkusele, et kui koolid on oma igapäevasest valdkonnas, mida nad õpetavad nii kaugele, et nad sellega üldse ei tegele või nad teevad seda õppeklassis ainult slaidide najal, et siis tegelikult me ei saa head tulemust selles esimeses etapis seal. See hulk, mida need koolid pakuvad, on tegelikult niivõrd kaduv väike selle tootmise taustal, mis valdkonnas nad siis oma õpetust annavad. Ehk siis koolidel selleks, et õpilased ja õpetajad, veel ma tuletan meelde, et õpetajad saaksid niisuguse esimese praktilise kogemuse või niisuguse kogu aeg värske praktilise kogemuse on oluline, et nad mingisuguseid teenuseid osutavad. Ma ei mõtle seda, et nad hakkavad omaette suuri ettevõtteid pidama, aga et selle kooli praktika elupõhiseks läbiviimiseks on vaja osutada teatud teenused ja teha päris töid, päris klientidele, päris ülesandeid teha. Et paar sellist mõtet lõpetuseks mu poolt. Aitäh! Ja lõpusõnud ka Kalle poolt. Ma tahaks ka paar sõna lõpetuseks öelda ja ikka tagasi sinna konkreetse praktika juurde.
et kui need noored inimesed, kes koolidest ettevõtetesse praktikale lähevad, on sellised, nagu siin enne püüne peal olid ja siin esireas istuvad, siis selle üle on rõõmsad ilmselt kõik ettevõtted, asutused ja võtavad selliseid noori vastu suure rõõmuga. Ja sellised ettevõtted ilmselt oskavad ka praktikante väärtustada ja järelikult ka praktikandid, õpilased ise on õnnelikud selle asja üle. Ja see omakorda näitab, et tegelikult koolides tehakse selle koha pealt üsna head tööd. Ma saan aru küll, et siia on ka õpilaste osas suhteliselt siuke, koorekiht või ütleme nagu ikkagi nagu parem pool kutsutud. Kuid seegi on märka, et see parem pool on tõesti väga hea. Ja ma ei saa ka seda ütlemata jätta, et lihtsalt süda hakkas nii hullusti valutama Inga Vau kogu lugupidamise juures ülesastumise peale, et nii nagu tema praktika tegemist kirjeldas, et see oli väga hea näide väga halvast praktikast.